Siis Narvasse sisseostud tehtud. Nüüd tükk aega ilmselt kuskil poodi ei lähe. Ja selline see Narva on päris sükene siblimine käib. Ei olegi nii välja surnud sugugi. Eesti keelt kohtab harva. Poes küsisin eesti keeles, huvi pärast vaatasin, et kas keegi vastab mulle eesti keeles. Ei osanud vastata. Aga see ongi põnev vist. Saame seda nii-öelda teist Eestit ka tunda. Kus eesti keel on natukene võõram, kui meile harjumuspärane on. Mitte väga kaugel Narvast, kuskil 10-15 kilomeetrit. Sillamäel lähedal läks mul kumm katki ja ma vaatan, kuidas ma saan selle katkise koha tuvastada ja ära parandada. Õnneks oli jõgi lähedal. Saan vaadata, kus auk on. Siin see väike auk on. Väike, aga tegi kummi tühjaks. Aga noh, õnneks on veel valge. Veel on valge. Et saan natukene mugavamalt ära vahetada. Või mis vahetada, lappida. No vaat. Nii, kumm sai nüüd parandatud. Nüüd on vaja hakata minema. Loodame, et see peab ka. See paik peab. Ma olen praegu telgis ja sajab täiega. Hommikul kommenteerin lähemalt kõike, mis on vahepeal õhtul juhtus. Nii on uus hommik. Ma ei saanud, ei jõudnud RMK platsile eile, sest ma läksin GPS järgi ja GPS näitas mulle väga huvitavat rada, mis kulges läbi sellistest metsaradadest, kus vahepeal oli selline hästi sügav selline lohk, mis oli täitunud veega. Ja siis no ma läksin mõnest siuksest kohast
kõrvalt läbi, et ma kuidagi ei läinud otse läbi selle lombi, noh, siin see on väikene lomp, aga kõik oli täis ja siis ma läksin kuidagi läbi rohu, läbi võsa ja niimoodi mitu korda ja siis ma lõpuks vaatasin, et tuli siukene järv vastu seal, et ma isegi ei leidnud kohta, kus ma saaksin läbi võsa minna, et edasi RMK platsile jõuda. Ja siis ma otsustasin, et mul jäi kuskil 6-7 kilomeetrit veel selle platsini, aga ma ei näinud nagu võimalust sinna jõuda ja tulin tuldud teed tagasi poole. Aga kuna see ma olin niivõrd paljudest loikudest, sükestest nii-öelda tiikidest läbi läinud või kõrvalt läbi läinud, et ma ei tahtnud seda uuesti teha läbi, et ma läksin pisut kõrvale. Siin lähedal raudtee on ja siis ma arvasin, et siin on vast natuke kuivem ja oli ka. Ja panin enda telgi siia ja muidu oli terve päev sisuliselt sajuta, aga jõudsin telgi püsti panna ja hakkasin süüa tegema. Tahtsin hakata süüa tegema, kui äkki hakkas siuke paduvihm pihta, et ruttu lihtsalt kate peale asjadele ja ise ruttu telki. Ma ei ole veel vaadanud, mis siin tagajärg on, et siin on minu asjad, loik on peal, see veekindel kott vähemalt peaks olema veekindel. Saangi testida, vaadata, kas ta on veekindel. Ja siin on siis õnneks rattakatte said, kotile pasin katte ka peale. Võib-olla natukene need kummid annavad aimdest, mis sopast ma läbi käisin eile. Aga oli siuke seikluslik päev tegelikult, omapärane. Kumm läks katki. Aha, kontrollingi üle, kas see kumm peab ka. Näed, vaat, kumm on täis, nii et vähemalt kummiga ei pea täna hommikul hakkama jamama. Vesikumm ka, jah. No vot. Huvitavad valgusfoorid ja sealpool ostas ka, need on kindlasti nii vanad siin juba, et ma arvan siis, kui ma veel väike olid need siin alles, ma täitsa oletan. Võib-olla nad on siin juba mingi 60 aastat seisnud, lihtsalt näitavad punast tuld. Aga midagi hästi põlev. Sõitasin kuidagi nostalgiline. Ilmselt mingi šampinjon. Vist kuuseriisikas, aga nagu arvata, ussitanud. Kui hästi lõhnab, lihtsalt uskumatu ja nii kahju. Sellest oleks olnud hea õhtusöögi pärast lõkke ääres.
konarlik tee ja päris võimas vaade merele. Siin on päris kõrge pank, ronid, ma ei julge väga lähedale minna, et midagi võib juhtuda. Selle koha nimi peaks olema Voka. Seal on rahvamaja, internet, perearst ja noortekeskus ja kõik muud asjad ja on ka toidupood õnneks olemas. Taas müstiline vaade. Huvitav on see, et mingi laik on seal siukene hededamat rohekavat värvi. Et sellele ma ei oska seletust anda, mis ta võib olla. See on siin kuskil Ontika paekalda juures praegu. Mind huvitas see, et kuidas on võimalik ehitada maja niimoodi, et Toilast oli niimoodi, et ütleme, sisuliselt paekalda ääre peal oli maja koos aiaga. Et ma ei kujuta ette, ma kujutan ette, kui võimas vaade võib seal olla, kui seal igapäevaselt elada ja vaadata, aga ma ei ole nii kindel, et ta nii turvaline on. Aga mõned majad olid tõesti täpselt kuni servani välja oli aed. Vot. Väga 2 maja, see ja siis seal taga on veel üks, praegu ehitatakse täpselt serva peale, et selle paekalda serva peale. Siin taga ei ole mitte mets, vaid siin on kuskil mitukümmend meetrit sügavale kuristikku. Ja see aed ei lähe siin niimoodi, et mingi 20 centimeetrit servast, vaid ta lähebki täpselt selle kuristiku ära peal, ütleme niimoodi. Täiesti uskumatu, ma ei tea. Aga tundub, et Valaste joa juurde praegu ei saagi, et see on igal pool tara ees. Vaat siis. On pool tundi aega, siis ma sisustan seda natukene Kiviõli linnaga tutvumisega. Ma vaatan, et siin on hästi põnev selline roomakatoliku kirik. Täpne nimi on tal Püha Klaara roomakatoliku kiriku kogudus. Ta on selline päris omapärane, ma ütleks. Kuidas ütelda, ma ei oska öelda, et on mingi eriline omapära, aga maja nagu maja ikka. Aga just see huvitav valgus, päike kumab õhtul siin huvitavalt läbi akende, see mulle meeldis. Keskus ja need keskusele kohaselt konkureerivad siin supermarketid, Krossi toidukaubad ja Konsum. Rohkem ma praegu siin pood ei näe selliseid suuri. Aga ma näen siin juba maastureid. Jah. Hooled on siin siuksed nostalgiliselt nõukaaegsed ja näed, siin on ka, aga alkopood on
korras ja kena. Nii, natukene ka Kiviõli sellist elamurajooni olustikku. Hästi mõnus vaikne siin õhtul. Kuigi jah, need majad on siin natukene, kõik on sellised mitte kõige lõbusamad, aga sellest hoolimata siin on kuidagi eksootiline koht siin. Kiviõli. Täiesti müstika. Nii. Taas siis keskus ning tundub, et siit tuleb auto. Mida ei juhtu siin väga palju. Siin on veel mingi huvitav keskus. Nii et ma arvasin, et ainult Konsum ja Krossi toidukaubad. Aga vaata, siin on veel Rimi. Minirimi. On päris suur Rimi, võtaks niimoodi. Minirimi kohta. No olgu. Või siis tagasi rongijaama poole.